Tere hommikust! On siis 11. jaanuar, väga ilus number, 11.01 hommik ja ma otsustasin ette lugeda. Ja mul on siin üks selline hea kõlav lause. Kuna ma olen setu, siis see on setu keeles. Ma ei tea, kas te tagurpidi näete lugeda. Miks ta näitab? No ühesõnaga, kõik lätt õnn parem pahe. Selle ma panen siia endale. Ja kõik lähebki paremaks, nii et nüüd hakkame lugema edasi. Kuhu me siis jäime? Me lugesime viimane kord kõik need tšakrad üle ja need koputamise kohad. Ja nüüd läheb edasi. Kui oled koostanud lähteavalduse, aitan sul kohe varsti seda taas teha. Siis hakkad asjaga pihta ja koputad kõik need punktid läbi. Alustanud pealaelt, koputad ja räägid uskumustest nii üksikasjalikult kui vähegi võimalik. Kui avastasid varem lihase testi käigus, et pead identifitseerima mõne spetsiifilise läbitöötamata kogemuse ja sellest vabanema, siis oled ilmselt praeguseks läbi vaadanud kõik varasema ja ka seda teinud. Nüüd võid uskumuse endaga tegelema asuda. Protsessi käigus kujuta lihtsalt ette, nagu räägiksid sellest uskumusest mulle või oma parimale sõbrale. Selgita, mis tundeid see uskumus sinus tekitab. Maini meenutusi, mis sulle seoses sellega pähe turgatavad, kus sa seda oma kehast tajud ja kõike muud, millel mõte peatub. See on sulle juba tuttav emotsionaalse vabastamise teraapiast, mida eespool õppisime. Pane tähele, kui tegemist on sugupõlve uskumusega, siis räägi, kust see sinu arvates pärit on ja kuidas sa seda tunnetad. Ning maini muidki üksikasju, mis on välja tulnud. Oletamine ja valjusti arutamine toimivad selle protsessi puhul üsna hästi. Esimene samm. Loo lähteavaldus. Samamoodi nagu emotsionaalse vabastamise teraapia puhul alustame lähteavalduse loomisest. Ära unusta, et lähteavaldusel on 2 osa. Olgugi, et see kogemus, mingi kogemus, mina ja siis sisestad positiivse idee. Ja siis tuleb esimesse ossa sissejuhatus. Esimesse ossa on lihtsalt sisestad uskumuse. Teise ossa sisestad sa lähteavalduse tasakaalustamiseks mis tahes positiivse avalduse. Sisuliselt räägid endale, et ehkki on juhtunud midagi halba, see on esimene osa, leidub ka midagi positiivset, see on teine osa. Ja see oligi see näide, olgugi et ja siis avalduse teine osa, mina ja siis sisestad positiivse idee. Meeldetuletuseks mainin mõnda positiivset ideed, mida võiksid lähteavalduse teises osas kasutada. See on päris hea mulle. Olgugi, et mu suurepärane suhe lagunes, mina armastan ja tunnustan ennast täielikult. See sobib siia ideaalselt. Ja veel neid positiivsed ideid. Võin nüüd kergelt lõõgastuda, minuga on kõigest hoolimata kõik korras, valin vabanemise, ma annan oma alateadvusele loa see nüüd vabastada. Ja rohkem praegu ei ole. Uskumuse näiteks toon killukese selle peatüki alguse pikast loetelust. Kui ma tervenen, siis jään täiesti üksi. Inimesed viibivad minu juures lihtsalt sellepärast, et neil on minust kahju.
Selle uskumuse täielik lähteavaldus võiks kõlada nõnda. Olgugi, et võin tervenemisel üksi jääda, eelistan siiski sellest uskumusest vabaneda. Kasutama lähteavaldust karate löögipunkti koputades. Nüüd koputa korduvalt karate löögipunkti lausudes täielikku lähteavaldust 3 korda. Ja 3. samm, koputa ülejäänud punkte. Edasi sa lihtsalt koputad ülejäänud tšakrapunkte ja räägid uskumusest. Sa võid läbisegi mainida uskumust, rääkida, mida sa selle suhtes tunned ning valjusti imestada, kust see ometi tulnud on ja muud taolist. Sisuliselt on see siin tegemist lihtsalt improviseerimisega. Lihtne eesmärk on keskenduda uskumusele, et saaksime energia esile tuua ja sellest vabaneda. Sellest ei juhtu midagi hullu, kui lihtsalt ajutiselt oma uskumusele mõtled. See ei kinnista seda veel rohkem. Tegelikult on see vabastamiseks lausa hädavajalik. Kasutavad sõnad pole selles esimeses ringis üldse tähtsad. Pead lihtsalt sellest rääkima ja selle pinnale tooma, et näeksid, kuidas kõik toimib. Kasutame näitena uskumust. Kui ma tervenen, siis ma ei jää üksi. Uskumus. Kui ma tervenen, siis jään üksi ja see teine lause, kui ma tervenen, ma ei jää üksi. Nii, ja siis tulebki see koputamise esimene ring. Pealagi. Ma võin jääda üksinda. 3. silm. Ma pole enda eest juba nii pikka aega hoolitsenud, et ma ei mäletagi, kuidas seda tehakse. Kõri, kui keegi mind ei aita, siis jään jälle haigeks. Süda. See meenutab mulle päeva, kui sain 18-seks ning ema ütles, nüüd oled sa iseseisev. Päikesepõimik. Mind nii häirib see, et see ei lase mul terveneda. Naba. Aga ma usun, et kui tervenen, siis inimesed lihtsalt hülgavad. Reite ülemine osa. Osa minust usub tõepoolest, et ma ei suuda enda eest hoolitseda. Nüüd pead kordama esimest ringi tehtud veel mitu ringi, just samamoodi nagu EFT-s. Ütle välja, mis see on, loomulikult keelele kerkib. Ütle kõik välja, mis keelele kerkib. Katkesta koputamine, tõmba mitu korda sügavalt hinge, haiguta või ohka, kui peaksid seda vajama. See põgus ajahetk aitab sul kehal energiat töödelda ja selle täielikult vabastada. Ja 5. ring. Lõpuks koputa punktid veel kord läbi, lisades positiivse kinnituse, mille täitumist sa soovid. Ideaaljuhul peaks see olema midagi täpselt vastupidist energiale, millest just vabanesid. Nüüd on ohutu terveneda. Aga sa võid kasutada väljendit tervenemine ka igal koputamispunkti peal. 6. samm. Kontrollimine. Täiesti võimalik, et oled sellest uskumusest nüüdseks vabanenud. Lihastesti kasutades lihtsalt sõnasta uskumus uuesti selle algsel kujul ning jälgi, kas su keha võtab selle omaks. Kui uskumus on läinud, võid ennast õnnitleda. Kui mitte, pole ka häda midagi, sest sageli ongi selleks suurt visadust vaja. Võid korrata tšakrate koputamise protsessi veel mitu korda. Kui oled lihase testiga harjunud, siis võid oma ülesande kergendamiseks küsida kehalt. Missugust võtet oleks täielikuks vabanemiseks kõige parem korrata? Kas väljaajamist või tšakrate koputamist? Kui mina olin lihase testi võtte kindlalt omandanud, siis sai sellest minu protsessi oluline osa. Küsisin kehalt, missugune võte oleks mulle kõige soodsam. Ega hakanud lihtsalt oletama. Teen seda nüüd ka kliendiseanssidel. Tšakrate koputamist ja emotsionaalse vabastamise teraapiat võib sageli rakendada teineteise asemel. Mõlemad võtted on tõhusad. Üks tegeleb meridiaanide ja teine tšakrate süsteemiga.
On põnev rakendada kord ühte, siis jälle teist, et näha, kumb sulle eriolukordades paremini mõjub. Sa võid tšakraid koputada, et kõrvaldada mis tahes liiki tardunud energia. Lihtsalt koputa tasakesi mõni minut ükspuha missugusel tšakral, mis on sinu arvates blokeeritud, kasutades selleks 6. peatükis õpitud. Lõppmärkus negatiivsetest uskumustest. Ehkki me keskendusime sellele, kuidas vabaneda neist negatiivsetest uskumustest, mis otseselt vastandusid sinu tervendamise eesmärkidele, leidub veel teine uskumuse tüüp, mida tahaksin sulle osutada. Seda tüüpi uskumus ei tarvitse küll otseselt takistada sinu tervenemist, kuid võib siiski põhjustada su kehas piisavalt tugeva stressireaktsiooni, mis sind igal juhul kahjustab. Toon mõne näite seda laadi uskumustest. Näiteks minu karjäär ei edene kuidagi, ma olen rumal, mu ema armastab mu venda rohkem kui mind, ma olen alati üksinda, kõik tõrjuvad mind, ma olen ohus, mind jäetakse maha, ma olen alati viimane, kui tunneksin oma tundeid, siis sureksin. Ma vajan luba, et olla see, kes ma tegelikult olen. Kui väljendan oma tundeid, juhtub midagi halba. Kas mõistad, et niisuguste väidete uskumine ei soodusta kuidagi tervendava keskkonna kujunemist? Seda laadi uskumused ei tarvitse küll tekitada tervendamisel samasugust enesesabotaaži, millele oleme seni keskendunud, kuid kahjulikud on need ikkagi, isegi siis, kuni mõni uskumus on mõnel hetkel tõene, näiteks ma ei teeni piisavalt raha, siis selle uskumusega kaasnevast stressireaktsioonist vabanemine võib teha sinuga imet. Pea meeles, et sinu reaalsus on otseselt seotud sinu uskumustega, mistõttu võib tekkida kana või muna staadium. Pole selge, kumb oli esimesena. Ent ühe muutmine võib omakorda muuta teist. Me tantsime universumiga lakkamatut energiatantsu, olles alati koos looja saatuses. Ka meie uskumused on üks imeline osa sellest tantsust. Ebasoodsate uskumuste vaevalisel otsimisel tuleb karmilt jälgida meie reaalsust. Kuna meie reaalsus on meie uskumuste peegeldus, siis lihtsalt oma reaalsust kriitilise pilguga uurides võime kergesti avastada, mida me usume. Kui sinu reaalsus on see, et sul pole piisavalt raha või armastust, siis võib su uskumuseks olla, et mulle ei jätku midagi või mina jään alati vaeseks. Kui tundub, nagu ei läheks sul mitte miski korda, siis võib sul olla uskumus, et hea langeb osaks kõikidele teistele peale minu. Teisisõnu, kui sa näed oma reaalsuses ilmnevat mingit mustrit, siis võib sul olla sellega sobiv uskumus. Tahan lõpuks jagada sinuga juhtumit, mis ilmestab, kuidas uskumustest vabanemine suudab tõepoolest luua sulle heaolu pikaks ajaks. Kui ma pärast 9 nädalat kestnud tüvirakuravi Indiast tagasi jõudsin, sain oma arstilt rohkesti sõnumeid, millest kujunes mulle suur stress. Nad kordasid mulle, et kui saan nohu või jään grippi, siis vaevan ennast liialt, söön suhkrut või langen mingisse stressi või haiguslugu jätkub. See on tõesti tavaline armuavaldus või uskumus, millest vabaneda. Ent kõik need näpunäited ise osutusid mulle stressiks. Ma ei suuda stressi taluda. Kui saan nohu, jään uuesti haigeks. Tagasilangus on paratamatu. Praeguste teadmiste valguses olen kindel, et need uskumused mõjutasid minu füüsilist keha. Ent tean nüüd muudki, kui näen oma psüühikaga vaeva ja tugevdad oma olemust sügaval sisimas, muutes samal ajal ka oma stressireaktsioone, siis ei jää sa enam selleks hapraks isikuks, kellena sa võisid ennast varem tunda. On oluline ajakohastada oma mentaalseid salvestisi, seda laadi sisedialoogist ja uskumustest, et sa ei kordaks mustrit, mis pole enam tõene ega sulle vajalik. Pärast seda, kui olin energiateraapia abil täielikult tervenenud,
Toimus mu elus mitu ränka üleelamist, sealhulgas mitme perekonnaliikme surm väga lühikese aja jooksul. Sellegipoolest sain hakkama, kuna olin endaga tööd teinud, jäi mu organism tasakaalu. Ma tunnistasin ränki emotsioone ja tegelesin nendega kohe, kui need endast märku andsid. Ega uskunud, et nad mu jalust maha võtavad. Olen veendunud, et just sellepärast ei jäänud ma uuesti haigeks, isegi mitte oma elu kõige raskematel aegadel. Minu reageeringud sedalaadi üleelamistele on täielikult muutunud võrreldes ajaga, mil olin valmis iga väikese asja peale sügavasse auku langema. Ja nõnda juhtus ka uskumusega, et sellest saab minu reaalsus. Sina oled juba üsna kaugele jõudnud teel sellesama vabaduse poole. Pea lihtsalt alati meeles, et sinuga saab kõik korda, juhtugu mis tahes. Vaat nii. Tänaseks siis kõik, sest tuleb uus peatükk. Uus peatükk on muuda ebatervislikke emotsionaalseid mustreid. Ja siis töö jätkub sellel alal. Aga ma soovin teile ilusat pühapäeva. Vaatan, et pilved lähevad ka juba laiali. Et ma olen teel loodusesse. Et käisin eile, nii mõnus lumesadu oli. Ja miks ma õhtul lugeda ei saanud? Mul tuli tugev tunne, et ma soovin endaga valida iseennast ja olla iseendaga ja ma valisin minna Tartusse spaasse ja mõnuleda nendes saunades ja vees, et see oli nii panustav. Aitäh, et ma valisin ennast. Ja aitäh teile, kes te kuulate mind. Ilusat pühapäeva!